Kiitus Isendale siis. Nende keelte ja asjadega ongi väga hea. Meil oli üks suur jagelemine Margusega ja siis üks sai ühtemoodi aru, teine teistmoodi aru, aga lõpuks selgus eile, kui ma juba olin, need pidurid olid juba läinud peaaegu ja siis selgus, et Margus ei saanud ühest võõrsõnast aru, mida ma kasutasin ja tüli algas. Nii. Et ei olnud, kõik oli ainult ühes sõnas. Ma seda sõna ei ütle, võib-olla teistele on ta nii kerge sõna, et siis aga pärast, kui me selle ära selgitasime ja võõrsõna ka ära selgitasime, siis oli meil naerugu palju. Ja siit siis sain õppetunni, et kõik ei mõtle nii nagu meie ja kui palju asju jääb sõnade taha kinni. Aga on sõna, mis ei eksi ja see on see, mis on piiblis kirjas. Ja sellest me peame praegu aru saama. Ja see, mis piiblis kirjas on, see on siis see, mille peale me saame oma mõju või tähendab oma tunded ja asjad kõik peale panna ja läbi katsuda. Ka siin kirjas, kuna see on, tegemist on tõlkega, on mõned sellised sõnad kirjas, et kui ei tea, siis on hea küsida. Aga mis ma veel tahan enne kindlasti öelda, et kuna ongi tegemist tõlkega ja see on Ameerika kogudusest, 2 koguduse jutt, mis on mul lihtsalt referaadina kokku pandud, et siis ei ole see kellegi vastu suunatud. Kui keegi tunneb nüüd ennast selle vaimuga või selle asjaga pihta saavad, siis ma võin pärast aadressida anda, kuhu kirikusse te kaebuse kirjutate, miks nad teid silmas pidasid. Pärast aega võimuselt. Ja millest siis täna jutt on, ma olen puudutanud mitmes teemas seda viimastel nädalatel ja siis käime nüüd kiiresti üle, sest see jutt köitis mind sellepärast, et siin antakse lõpus ka praktiliselt nõuanded, kuidas ennast kontrollida sellega ja kuidas sellest vabastada ennast. Jutt on siis religioossest vaimust, lihasest vaimust ja pühast vaimust. Mis vahe siis on religioossel vaimul, mis on lihalik meel ja mis on püha vaim ja miks see on oluline meie Kristusega suhtlemisel. Vaatame neid lähemalt, kuidas religioosne vaim maskeerib end jumalakartlikuks, kuid tekitab uhkust ja legalismi. Üks võõrsõna tuli, ma olen seda küll tõlkinud, aga tõlgime ümber. David Wilkerson ütleb väga hästi legalismi kohta. Legalismi aluseks on soov ilmuda pühaks. Ta püüab olla õigustatud inimeste ja mitte Jumala ees. Ehk siis uhkust ja legalismi, kuidas liha õhutab kiusatusi ja isekaid soove ning kuidas püha vaim toob tõelist vabadust. Sest liha ihkab seda, mis on vaimu vastu ja vaim seda, mis on liha vastu. See on Galatlaste 5. salmis kirjas. Timoteuse 3.5 ütleb, neil on küll jumalakartlikkuse nägu, aga nad eitavad selle väge. Vaenlane ei ründa ainult pimedusega, sageli petab ta valgusega. Seepärast on ülioluline eristada religioosset vaimu, lihalikke tegusid ja püha vaimu juhatust. Religioosne vaim on teemonlik mõju, mis võltsib tõelist suhet Jumalaga väliste rituaalide, eneseõiguse, õigluse, legalismi ja enda soorituste kaudu. See püüab inimesi kontrollida häbi, uhkuse ja jõuetu jumalakartuse kaudu. See on kirjas ka 2. Timoteuse 3. Selle vaimu omadused on seaduse järgija ja reeglitele orienteeritud. Ta ei ole kunagi armule orienteeritud. Mattuse 23.25 ütleb, et häda teile, seaduseõpetajad. Te puhastate karika ja vaagna väliskülje, aga seestpoolt on need täis ahnust ja enesekestvust. Tänapäeval religioosse vaimu märgid on näiteks teistmoodi jumalateenistusi pidavate usklike halvustamine, pääste mõõtmine kirikus käimise, riietuse või kiriku traditsioonide järgi,
vaimulike andide tagasilükkamine või nende sildistamine emotsionaalseks või lugupidamatuks, püüdmine välja teenida päästet või soosingut tegude kaudu. Lühidalt, religioosne vaim armastab reegleid rohkem kui õiglust ja rutiini rohkem kui püha vaimu. Neil on jumalakartuse nägu, aga nad salgavad selle väe. Ärge tehke sellistega tegemist, ütleb Paulus Timoteusele 3:5. Üks religioosse vaimu petlikumaid aspekte on see, et see ei näe alati halb välja. See ei avaldu mässuna ega avaliku paduna. Mõnikord see näeb välja nagu jutlustaja, mõnikord prohvet, mõnikord ta näeb välja nagu koguduse liige. Heasoovlik usklik näeb vahel selline välja või isegi sina või mina. Selle põhjuseks on see, et religioosne vaim õitseb kiriku keskkonnas. See tegutseb vaimses keeles, religioossetes rituaalides ja kristlikes kogukondades, kuid sellel puudub püha vaimu vägi, puhtus ja kohalolu. Põhilised viisid, kuidas siis religioosne vaim avaldub, on jutlustamine väega, aga ilma püha vaimu kohalolekuta. Nad võivad jutlustada pühakirja jõuliselt ja karismaatiliselt, aga ilma lähedase suhteta Jumalaga. Nad võivad piiblit tunda, aga nad ei peegelda Kristuse loomust. Need ei vii meeleparandusele need jutlused ja mitte kunagi ei astu need vastu selle inimese enda uhkusele. Matteuse 15. peatükis ütleb, see rahvas austab mind huultega, aga nende süda on minust kaugel. Järgmine aspekt on teiste hukkamõistmine võitluste pärast, mida nad salaja varjavad. Religioosne vaim keskendub teiste pattudele, õigustades omaenda patte. Religioosne vaim on rohkem mures selle pärast, kuidas teise patt välja näeb, kui selle pärast, kas ta on sellest terveks saamas või saanud. Nad võistavad hukka, kes võitleb sõltuvusega, kuid nad ignoreerivad omaenda sõltuvust uhkusest, kontrollimisest või klatšist. Nad häbistavad haavatavust ja seavad välimuse autentsusest ettepoole. Järgmine on reeglite kinnisidee, aga samas suhete vältimine. Religioosne vaim on seadustest tulvil ja armastusest tühi. Ta toetab välist käitumist, aga eitab sisemist muutust. Väljendub see, ära kanna seda, ära mine sinna, ära tee seda. Nende südamed on ikka veel kibedad, külmad ja õpetamatud. Vaimse autoriteedi teesklemine esinemise kaudu. Paljud, kes teenivad religioosses vaimus, ihkavad platvorme ja tähelepanu rohkem kui alistumist ja teenimist. Nad profeteerivad, et neid nähtaks. Nad palvetavad, et muljet avaldada. Nad paastuvad, et sellest postitada. Kõik, mida nad teevad, on tehtud selleks, et inimesed näeksid. See on Matteuse 23. peatükis ka kirjas. Matteuse 23.5. Püha vaimu, edasi nad lükkavad püha vaimu tagasi. Ta pilkab, piirab ja väldib sageli püha vaimu üleloomulikku liikumist. Nad sildistavad vabastamise tervendamisteenistused liiga emotsionaalseteks. Nad suruvad maha keeli, prohvetlikkust või jumalateenistust, mis ei sobi nende korraga. Nad nimetavad vaimujuhitud inimesi radikaalseteks või ebaküpseteks. Kuid pühakiri ütleb selgelt, Jumala riik ei ole kõnes, vaid väes. Segadusi tekitav kontroll veendumuste nimel. Religioosne vaim kasutab häbi, hirmu ja manipuleerimist teiste nii-öelda parandamiseks, selle asemel, et tegutseda tões ja armastuses. Nad loovad hirmu kiriku juhtkonna ees, mitte issanda kartuses. Nad suruvad peale traditsioone, just kui need oleksid käsud, ja juhivad süü, mitte armu kaudu. Edasi on õpetamatus ja parandusele vastupanu. Üks selgemaid religioosse vaimu märke on suutmatus lasta ennast parandada ilma solvumata. Nad eeldavad, et nad on ise õigluse etaloniks. Nad seisavad vastu vastutusele, nad muudavad oma kangekaelsuse vaimseks, nad ümbritsevad end inimestega, kes lõpuks nendega nõustuma. Ja viimaseks põhijooneks
on need religioosse vaimuga inimesed seavad oma elu ja identiteedi välise inimesega. Seetõttu tõmbab neid kirikumaailmast tunnustuste ja tiitlite poole. Kui nad ei saa oma kohalikust kirikust seaduslikku teenistuja tiitlit, liituvad nad veebikursustega või mõne muu üksusega, mis annab neile mingisugusegi märgi või kraadi, mis näitab, et nad on teenistujad või kaaplanid. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. See on kirjas Jakobuse 4:6. Oht on selle religioosse vaimu ja teemani suhtes see, et sa võid ju kuulutada sõna ja ikkagi Jumala südant mitte märgata. Kuid on ka veel üks asi, mis selle religioosse vaimu ka võib meid segi ajada, on see, et mõnel inimesel on lihtsalt tugevam kriitiline suhtumine. Sest iga hukkavõistev või arvamusi oma inimene ei tegutse selle religioosse vaimu all. Kuid need näevad väga sarnased välja ja võivad tegelikult ka koos eksisteerida. Võti, mis avab selle saladuse, on see, mis on südame hoiak, vaimne motivatsioon ja selle vilja mõistmises. Miks öeldakse piiblis katsuge vilju, mitte sõnu ja tegusid. Siis on kirjas siin, kuidas vahet teha siis kohtumõistval ja kriitilisel vaimul. Kohtumõistev inimene kipub teiste kohta karmilt rääkima, ka mõtlema, tuginedes tajutavatele vigadele, erinevustele ja ebaõnnestumistele. Nende probleem on sageli emotsionaalne, isiklik või juurdunud uhkuses, aga mitte tingimata vaimses pettuses. Levinud jooned on hästi kiire teiste tegude või välimuse kritiseerimine. Ta toitub võrdlustest ja üleolekutundest, ajendub arvamustest, mitte Jumala sõnast. Võib teisi ilma vaimse kontekstista klatsida, norida, ilgata. Sageli puudub eneseteadlikkus või kaastunne. Ta tahab olla õigem, rohkem, kui taastada teiste usku. Johannese 7:24 ütleb, ärge otsustage välimuse järgi, vaid mõistke õiget kohut. Selle käitumise juurdunud viljad on ebakindlus, uhkus, kibestumus või paranemata haavad. Ja viljad on lõhenemine, solvumine, suhtepinged ja häbi. Mis kristlasena tegema peame? Me peame tuvastama allika, me ei tohi ainult hinnata käitumist. Hukkamõistev inimene võib vajada parandamist ja tervendamist, aga religioosse vaimu all oli inimene vajab vabanemist ja meeleparandust. Mõlemad tekitavad kahju, kuid religioosne vaim on eriti ohtlik, sest see on maskeeritud õiglusega. See muudab selle avastamise raskemaks ja õigustamise lihtsamaks. Kokkuvõttes on parim lahendus, me peame laskma pühal vaimul ilmutada ja tervendada. Olgu siis tegemist valust tulevaneva kriitikaga või tõeks maskeeritud kontrolliga, ainult püha vaim saab tuua veendumuse ja muutuse. Enda läbikatsumiseks ja tervenemiseks tasuks paluda. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda minus õige vaim. See on kirjas psalmis 52:12. Jeesus ei hoidnud oma karmimaid noomitusi ei hooranaistele ega paganatele. Ta hoidis need variseridele, neile, kes on väliselt usklikud, kuid sisemiselt vaimselt pimedad. Üks kainestavamaid tõdesid religioosse vaimu kohta on see, sa võid tunda täiuslikult Jumala sõna, õpetada ja jutlustada seda ja ikkagi tema südant mitte märgata. Variserid olid selle elav tõestus. Nad olid pühakirja eksperdid, kuid kui Jeesus nende ees seisis, ei suutnud nad teda ära tunda. Ka see on kirjas Johannese 5:39. Religioosne vaim võib panna kedagi väliselt püha paistma, jäädes samal ajal sisemiselt kõva südamega uhkeks või kaastundetuks. See vaim õitseb sooritustes, legalismis ja välises välimuses, kuid jätab tähelepaneta selle, mis Jumala jaoks kõige olulisem on. Halastus, õiglus, alandlikkus ja armastus. See on oht kõigile usklikele, mitte ainult juhtidele või jutlustajatele. Sa võid ustavalt kirikus käia, igas teenistusmeeskonnas teenida ja isegi pühakirja tsiteerida, aga kui sinu suhe Jumalaga põhineb ainult rituaalidel, mitte isiklikul suhtel, siis sa riskid langeda religioosse vaimu lõksu. Miks see siis on nii ohtlik? Sest see pimestab meid püha vaimu tegeliku töö suhtes.
see tõstab inimliku pingutuse Jumala armust kõrgemale. See paneb meid teisi nende käitumise järgi hindama, ignoreerides samal ajal oma südameseisundit. See röövib meid võimaluse kogeda Jumala kohalolekut isiklikul viisil. Oht ei seisne mitte sõna mittetundmises, vaid selle tundmises ilma, et te laseksite selle oma südamesse tungida ja teid seestpoolt väljaspoole muuta. Psalmis 139 ütleb uuesti Jumal, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Palun katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Religioosne vaim ei ole lihtsalt seal väljas. See võib elada igaühes meis, kui me pole valvsad. Asi ei ole selles, kas sa käid kirikus või tunned pühakirja. Tegelik küsimus on, kas sa oled vaimu juhitud või ennast õigeks pidav. Kas sa oled alistunud või lihtsalt vaimse välimusega. Lahendus ei ole rohkem pingutust. Lahendus on rohkem isiklikku suhet Jumalaga. Loo minusse puhas süda, oh Jumal, ja uuenda minus õige vaim, ütleb psalmist psalmis 51. Teise Korintlaste kirjas ütleb, me ei ole tema kavatsustest teadmatud. Ja Johannese 4.1, 1. Johannes ütleb, armsad, ärge uskuge iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast. Nii religioosne vaim kui ka temaga heas suhtes olev Iisabeli vaim on teemalikud mõjutused, mis on vastu püha vaimu tõelisele liikumisele, kui nad tegutsevad erineval viisil ja erinevatel eesmärkidel. Erinevuse mõistmine aitab teil aru saada, mis teie ümber ja teie sees. Esitage endale järgmised küsimused. Kas mina või see inimene on rohkem huvitatud kontrollist või Kristusest? Kas parandust pakutakse alandlikkuses või võimu kehtestamiseks? Kas on ruumi meeleparandusele ja tõele või on see lihtsalt manipuleerimine ja kuvandi säilitamine? Kas õhkkond, mis on meil ümber, lubab pühal vaimul vabalt liikuda või on kõik rangelt juhitud ja emotsionaalselt laetud? Me peame laskma pühal vaimul paljastada, mis on varjatud. Sest need vaimud ei kuuluta ennast. Nad maskeerivad ennast tõeks, eristamisvõimeks, juhtimiseks või isegi sügavaks vaimsuseks. Seetõttu peab tõeline eristamisvõime olema vaimu juhitud ja sõnal põhinev. Vaim ütleb selgelt, et viimsel päevil hülgavad mõned usu ja järgivad eksitavaid vaime. 1. Timoteuse 4.1. Kui oled sattunud neist mõne vaimu mõju alla, kas teadmatult või ühes neist tegutsenud, siis teate, et meil on armu, me parandame meelt, me loobume, me seame ennast uuesti õigeks, seega meil on vaja teha restart. Lase pühal vaimul taastada vabadus seal, kus religioon tõi häbi ja tuua tõde seal, kust Iisabel tõi segadust. Järgmiseks peatükiks on meil, aga mis on siis liha? Liha viitab meie langenud inimloomusele, meie patustele soovidele, emotsioonidele, impulssidele, ühesõnaga kõigele, mis on Jumala vastu. Siin on lihtne, asi pole välises patus, on ilusti üles kirjutatud, mis on lihalikud teod, hoorus, rüvedus, ohjeldamatus, ebajumala kummardamine, nõidus, vihkamine, riid, armukadedus, raevuhood, isekad ambitsioonid, lahkelid, kildkonnad, kadedused, purjusolek, orgiad ja kõik muu selline. Me tunneme ära selle lihaliku meele, sest need on emotsioonidest juhitud, need ei ole tõest. Need ihad rahuldavad iseennast ja nad ei alistu Jumalale. Ta otsib kohest rahuldust, kohest vastust, mitte kestvat vilja. Lihalik meel ihaldab kontrolli, tunnustust ja lohutust. Ta vastandab ennast Jumala vaimule ja tõele. Roomlaste kirjas ütleb ka, lihalik meel on vaenulik Jumala vastu ja need, kes elavad liha järgi, neil on ka lihalikud hingud. Hoiatusmärgid, et tegutsetakse lihas on, et me reageerime solvudes, selle asemel saada jagu sellest asjadest armastusega. Me seame soovid, enda soovid Jumala tahtest ettepoole. Me tunneme end Jumala kohalolekust lahutatuna. Me õigustame kompromisse,
see tuleb, sest ma ei saa teisiti, see tundub nii õige ja nii edasi. me seisame vastu parandustele ja kõige ilmsem tunnus, me absoluutselt vihkame alistumist Jumalale. Galatlaste 5 ütleb, need, kes kuuluvad Kristusele Jeesusele, on oma liha risti löönud koos tema kirgede ja himmudega. Lühidalt, liha on enesekeskne, tunnetest juhitud ja alati vastuolas püha vaimuga. Ja jõudsime kõige tähtsamani, kes on püha vaim. Püha vaim on Jumal, ta on Jumala vaim, kes elab igas uuesti sündinud usklikus. Ta juhib meid, muudab meid ja annab meile väe elada pühalt. Mitte tahtejõu, vaid jumaliku väe kaudu. Johannese 16 ütleb, aga kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte. Galatlaste 5 ütleb, käige vaimu järgi, siis te ei rahulda lihalikke ilmusid. Püha vaimu viljad on siis armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Püha vaimu elu omadused. Juhindume tõest, mitte trendidest, juhindume alandlikkusest, mitte uhkusest. Ta ilmutab Jeesust ja ülistab Jumalat. See kannab vilja, mitte ainult tegevust, annab jõudu kuulekusele, mitte tühjadele rituaalidele. Märgid, et sa käid vaimus, on, sa tunned veendumust meelt parandada ja sa ei tunne ennast ka hukka mõistetult, kui oled teed kõrvale kaldunud, vaid sa tunnetad kiiret sisemist rahulolematust, et sinna teele tagasi saada. Sa tunned oma otsustes rahu, isegi kui see on raske. Sul on nälg Jumala sõna ja Jumala kohalolu järele. Sa kohtled teisi üha suureneva armuga ja alandlikkusega. Sa teed ruumi vaimuandidele ja ka väele. Täidad oma kutsumist ja teenimistööd rõõmuga ja nurinata, sest sa tead, kellelt tuleb abi. Lühidalt, püha vaim juhib sind tõe, armastuse, puhtuse ja väe poole. Mitte kunagi ei juhida sind uhkuse juurde, kontrolli või võimu juurde. See on kõigi usklike jaoks väga oluline. Ja mõista, et sa võid olla kirikus ja käia ikkagi ihus. Sa võid teenida teenistuses ja ikkagi lasta mõjutada religioossest vaimust. Sa võid väita, et sa järgid Jumalat ja ometi eitada tema väge. Seepärast on eristamisvõime kriitilise tähtsusega koguduses. Sest keda juhib Jumala vaim, on Jumala laps, ütleb Roomlaste 8. Me ei vaja ainult vaimset tegevust, me vajame püha vaimu joondumist. Ja lõpuks siis, kuidas vabaneda ja jääda püha vaimuga kooskõlas olevaks. Et me elaksime vaimus, siis käigem vaimuga sammu, ütleb Galatlaste kirjas. Vaimus käimine ei tähenda täiuslikkust, see tähendab partnerlust. See tähendab igapäevane otsus surra oma ihule, hüljata religioosne toimimine ja alistuda püha vaimu häälele ja juhtimisele. Olenemata sellest, kas te olete tegutsenud religioosse vaimu all, maadelnud lihalike otsustega või soovite lihtsalt olla rohkem vaimu juhitud, on siin kirjas, kuidas vabaneda ja püsida kooskõlas püha vaimuga. Alusta meeleparandusest, mitte sooritustest. Sa ei saa vabaneda sellest, mida sa ei tunnista. Esimene samm ei ole rohkem pingutada, vaid alandada end Jumala ees ja paluda tal paljastada kõik uhkuse, kontrolli, legalismi või kompromisside valdkonnad. Seepärast parandage meelt ja pöörduge Jumala poole, et teie patud kustutataks ja et tuleksid hingamise ajad. See on Apostlite teod 3. Järgmine tegevus, palveta. Püha vaim, näita mulle, kus ma olen tegutsenud lihalikus või religioosses mõtteviisis. Tunnista see avalikult üles, ära õigusta ja ära suuna seda kõrvale. Palu Jumala armu, et ta sind muudaks, mitte ainult ei andestaks. Edasi, jää sõnasse juurdunuks ja ole tundlik sosinate suhtes. Me teame, et püha vaim räägib vaikselt. Püha vaim ja sõna ei ole kunagi vastuolus. Mida rohkem see sõna loeb, seda kergemaks muutub vaimu hääle äratundmine. Sinu sõna on mu jalale lambiks
ja valguseks mu teele, ütleb psalmist 119:105. tema juhib sind kõigesse tõtte, kinnitab Johannese 16. loe iga päev peatükke pühakirjast ja küsi, mida Jumal mulle näitab oma ja minu loomuse kohta. ole vait ja kuula, anna ruumi pühale vaimule rääkida. kutsu püha vaim ennast juhtima iga päev. püha vaim ei ole ainult pühapäevane kaaslane, ta tahab sind juhtida sinu vestlustes, otsustes, reaktsioonides ja kutsumustes. kõigil oma teedel tunne teda, siis ta teeb su teed tasaseks. on õpetussõnad 3:6. alusta iga päeva sellise palvega, et püha vaim, juhi mind täna. aita mul näha, mida sina näed, kuulda, mida sina ütled ja järgida sind täielikult. küsi temalt enne otsuste langetamist, isegi väikeste otsuste langetamist. pööra tähelepanu sisemisele tunnistusele, rahule, veendumusele ja vaoshoitusele, mis on kõik püha vaimu viljad. vabane kontrollist, uhkusest ja eneseõiglusest. sa ei saa olla püha vaimu juhitud, kui sinu elu juhib vajadus olla õige, olla nähtav või kontrollida tulemusi. see on religioosse vaimu ja liha keel, mitte püha vaimu keel. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu, kinnitab Jakobuse 4:6. paastu kohtumõistmise eest, õnnista kedagi, kes teenib teistmoodi kui sina. paastu kontrolli eest, ütle jah millegile ebamugavale, millesse Jumal sind juhib. paastu nähtavuse eest, teeni kulisside taga ilma tunnustust vajamata. alistu jumalakartlikule kogukonnale ja paranda ennast. püha vaim räägib ka inimeste kaudu. kui oled isoleeritud, langed kergesti pettuse ohvriks. kogukond ja osadus aitab paljastada pimedaid kohti ja teravdada su elu ja su nägemist pühas vaimus. õpetussõnad 15 ütleb, nõu puudumisel kavatsused nurjuvad, aga paljude nõuandjatega need õnnestuvad. praktiline tegevus edaspidiseks on ka see, et küsi, kes räägib mu ellu vaimselt ja parandab mind, kui ma olen eksinud. ole avatud tagasisidele ilma kaitsepositsioonidele asumata. ja ära otsi ainult inimesi, kes sinuga nõustuvad, otsi inimesi, kes sind tõe külge ankurdavad. püüdle viljade, mitte tunnete poole. püha vaimu kohalolekut ei tõesta kananahk ega emotsionaalne eufooria, vaid järjepidev Kristuse sarnane vili sinu elus. Nende viljade järgi tunned nad ära, ütleb Matteuse 7:20. vaimuvili, armastus, rõõm, rahu, pikk meel. aga millist vilja minu elus pidevalt ilmub, tuleb küsida ka päris tihti. me ei tohi ajada taga vaimset hüpet, me peame ajama taga pühasid harjumusi. las armastus, alandlikkus ja rahu on sinu tõenditeks, mitte ainult kogemused. jää sõltuvaks Jumala sõnast, mitte ainult pühendunuks. sa võid käia kirikus, lugedes sõna, teenides teenistuses ja ikkagi tegutseda omas jõus. eesmärk ei ole rutiin, see on tegelikult toetumine Jumala sõnale, mitte väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Issand. iga nädal küsime, kas ma loodan vaimule või tegutsen rutiini järgi. sa loobu oma plaanidest ja palu vaimul need vajadusel katkestada. lase lahti tulemustest ja lase Jumalal protsessi juhtida. las vaim juhib täielikult, vabalt ja iga päev. religioosne vaim seob, liha petab, aga püha vaim vabastab, joondab, muudab ja annab jõudu. vabaks murdmine ei ole ühekordne hetk, see on igapäevane alistumine, et elava Jumala vaim sind juhiks, täidaks ja täiustaks. ja lõpetame selle 2 Korintlase 3:17, kus on Issanda vaim, seal on vabadus. Amen.